saate toob teieni Swedbank. Tere vaatamast meie järjekordset ehitame saadet. Kevadhooaeg on käes ja õige aeg hooldada aeda, teha kodus suurpuhastust või miks ka mitte välja vahetada mööblit. Meie kaassaatejuht Miguel läheb täna külla Argole ja aitab teda viljapuude lõikamisel. Lisaks räägime täna Boschi uuest tehnoloogia arengust. Lähme külla Tallinna Lasnamäe mehaanikakooli vaatama, mida seal õpitakse. Ja praegu lähme tutvustame uut profikeemia toodet. Profikeemia toodete valik on päris lai ja täna ma tutvustan Terfox katlakivi ja rooste eemaldajat, mis väga paljudes majapidamistes on sagedane probleem. See toode eemaldab katlakivi kõikidelt pindadelt, kaasa arvatud WC-pottidelt. Kohe lähmegi vaatama, mismoodi need tooted toimivad. Teeme lahuse, mis tuleb siis lahjendada 1/3 või 5. Ja väga oluline on tootejuhised läbi lugeda ja kindlasti kummikindad kätte panna, sellepärast et see võib olla päris ohtlik. Paneme siia üks osa katlakivi eemaldajat ja siis paneme vett peale. Me kanname peale selle katlakivi eemaldaja siis pihustiga kõikidesse erinevatesse kohtadesse, kus me seda katlakivi näeme. Ja peale seda, kui see katlakivi eemaldaja on siia peale kantud, siis tuleb see jätta natukeseks ajaks toimima. Kui katlakivi on palju, siis tuleb vahepeal seda nii-öelda nühkida selleks, et see katlakivi siis tuleb kihi haaval maha. Ja kui ta koheselt ei tule maha, siis tuleb natukene seda eemaldajat veel juurde panna ja siis uuesti hõõruda. Aga jätame selle nüüd siia natukeseks ajaks toimima ja siis vaatame, mis saab. Nüüd, kus pinnad on loputatud, on tulemus näha ja see on hämmastav. Kui sinul on ka kodus katlakiviga probleeme, siis mine kodulehele profikeemia.ee või külasta nende poodi Rakveres Kreutzwaldi 22A. Boschi tehnoloogia areneb nii kiiresti, et täna räägime taas väga huvitavast tootest ja Margus räägib meile uue põlvkonna väga võimsatest akudest. Räägime siis Boschi ProCore akudest, mis on uuema põlvkonna akud. Ja esimene on siis ProCore 4 ampertunnine aku, mis oma jõuduselt on täpselt sama kui varasem 4 ampertunnine aku, kuid tema mõõtmed on 39% väiksemad. Ehk siis ta on ka kergem. Ja mis tähendab kergus, palju mugavam on tööd teha. Ja 4 ampertunnised akud ongi ette nähtud sellisteks lihtsamateks töödeks, ehk siis kruvi keeramine, puurimine ja Boschi akutrellidele. Järgmine aste on Bosch ProCore 8 ampertunnised akud, mida saab siis kasutada puurvasaratel, akurelakatel, millest me eelmisel korral rääkisime. Ja siis on juba 12 ampertunnised akud, mis on siis mõeldud tunduvalt võimsamatele tööriistadele, mis on asendamas ka elektrilisi tööriistu, ehk siis järkamissaed, piikvasarad, mis on ka käesoleval aastal Boschil kohe tulemas. Ja nüüd nende akude laadimisest rääkides on siis olemas ka uue põlvkonna akulaadijad. Täna siin on meil tavaaakulaadija, mis siis laeb aku 45 minutiga 80% täituvuseni. Kiirlaadija on siis selline, mis laeb 15 minutiga 80%-ni. Boschi akudel on peal indikaator, mis siis näitab ära, kui täis ta on. Siin me võtame aku, näete, põhimõtteliselt peaaegu tühi. Ja võtame siia kõrvale teise aku, vajutad siia nupule ja see näitab, et aku on täiesti täis. Ja Boschi akudel on nii ala- kui ülelaadimiskaitse
ja on samamoodi ka ülekuumenemiskaitse. Ehk siis igatepidi turvaliseks tehtud, et aku iga oleks tunduvalt pikem ja kasutada saaks teda mugavalt. Margus, kas need uue tehnoloogia akud sobituvad ka nendele vanadele tööriistadele? Jaa, kõik uuema põlvkonna akud sobituvad alates 2008 aasta toodetud Bosch Professional Lithium tehnoloogiaga tööriistadega. Siis siin me näeme vana 4 ampertunnine aku ja uus ProCore. Need sobivad ka vanadele tööriistadele. Kiiret, turvalist ja lihtsat töö tegemist kõigile! Oleme kaua tuntud mööblipoes Isku, kelle tootevalikust võib leida mööblit nii kontorisse, avalikesse ruumidesse kui ka koju. Isku on välja töötanud antimikroopsete omadustega mööbliseeria, mille tehnoloogia takistab mikroobide levikut, kasvu ja viirustesse nakatumist. Ja sellest räägib meile Isku turundusspetsialist. Kerli, mida kujutab endast antimikroobne mööbel? Antimikroobne mööbel on siis välja töötatud vase ja hõbeda tehnoloogiaga ja see takistab erinevate bakterite, viiruste ja mikroorganismide levikut ja paljunemist. Kus sellist mööblit kasutatakse? Lisaks siis kontorile ka muudes avalikes ruumides, ooteruumid, koosolekuruumid, koolid, lasteaiad, igal pool, kus on tegelikult palju rahvast. Kõik Isku avaliku ruumi siis mööblit on võimalik tellida selle spetsiaalse antimikroopse pinnaga. Need võivad olla siis kas toolid, lauad, diivanid, põhimõtteliselt kõik mööbel. Ja kontorimööbli seast on meil tegelikult kõige populaarsem toode just elektriliselt reguleeritav laud, mis siis saab sättida täpselt oma kõrgusele vastavalt, kas või püsti seistes töötades. Ja seda on samamoodi võimalik tellida antimikroopse pinnaga. Kuna viiruste ja erinevate haigustekitajate levik on siis tõkestatud, siis ka inimesed püsivad tervemad ja läbi selle siis ka nende heaolu tõuseb ja läbi selle ka produktiivsus tõuseb. Kas see antimikroobne mööbel on ka tavalisest mööblist kallim? Tõesti, võib-olla ainult väike protsent, et see jääb kuskile 15-20% juurde, et see vahe on tegelikult väga minimaalne. Ja kui inimene tahab endale seda mööblit tellida, siis kuidas ta seda teha saab, et kas ta tuleb teie poodi, saab ta seda teha e-poest, kui kaua see aega võtab? Seda saab teha mõlemat pidi, nii e-poes kui ka poodi koha peale tulles, sest et kaupluses tegelikult siin näeb oma silma ja käega saab katsuda kõike seda mööblit, mis meil on, saab proovida, sest väga oluline on see, et inimene tunneks ennast mugavalt, näiteks toolil istudes või siis laua taga töötades. Ja valides antimikroopse pinnaga kontorimööbli, siis investeerid oma töötajate heaollu ja tervisesse ja läbi sellega majandusse. Küsi rohkem infot Isku spetsialistide käest. Milliseid tuleohutusnõuded peab koduomanik järgima ja kust ta selle kohta infot saab? Kindlasti peab järgima kõiki tuleohutusnõudeid, mis kodudesse ette nähtud on. Et selle kohta infot saab Päästeameti kodulehelt. Et seal on meil väga palju juhendid ja juhiseid, mis koduomanikke aitavad. Aga kindlasti üks väga oluline, mis on meil eluliselt tähtis igale ühele, on suitsuandur. Ja suitsuandur peab olema igas majapidamises. Parim on, kui ta oleks igas magamistoas. Nõue on see, et ta on igas eluruumis. Ehk siis sisuliselt, kui me räägime korterist, siis peaks olema nagu üks suitsuandur, aga kindlasti ei tasu suitsuandurit panna kööki, sest seal ta võib hakata siis andma, natukese praadimise peale häireid. Kindlasti on see koridor ja magamistoad on need kohad, kus ta korteri puhul võiks olla ja kui on eramud, kui on kahekorruselised eramud, siis oleks ikkagi hea, kui ta oleks 2 korrusel mõlemal. Ja tänaseks on suitsuandur juba 10 aastat kohustuslik ja paljud suitsuandurid, nende eluiga lihtsalt on otsas. Et tuleks hakata vaatama, mis teil tootja juhis ette nägi, kas see oli 7-aastane, 10-aastane eluiga, et kindlasti vaadake üle, vahetage oma suitsuandurid välja. Kontrollida ka ikkagi korra kuus, kas see suitsuandur, mis seal laes on, kas ta tõesti toimib.
Aastast 2022 saab kohustuslikuks ka ahjuküttel olevate eramutes, kodudes vingugaasiandur. Tegelikult vingugaasi võib tekitada ka täiesti tavaline toidu kõrbamine ja muidugi enamasti on see peamine vingugaasi põhjuse andjaks see, et pannakse liiga vara siiber kinni ja ka see tekitab vingugaasi, mida me tegelikult ise ei märka enda ümber, meie tervist saab kahjustada. Ja kui see kontsentratsioon läheb väga suureks, siis võib ka saabuda kõige hullem ehk siis inimese surm. Et kindlasti see aitaks meid kõiki, kui me paneksime endale kodudesse suitsuandurile lisaks veel ka vingugaasianduri. Vingugaasianduri asukoht, kuhu see paigaldada, on kindlasti kirjas tootja juhises, et see tuleb tootja juhisest järgi vaadata, et seda ei saa alati üheselt öelda, et kus see täpne asukoht tal olema peab, et see on tootja juhises kirjas. Saate toob teieni Swedbank. Rubriigi Käed külge toob teieni Bosch. No tervitus. Tervitus, seltsimees. No, kuulsin, et sul abi vaja. Viljapuude hooldust tahaks tarvis teha tegelikult. Tule, ma näitan sulle, mis ma kõike kaasa võtsin. No, mis sa võtsid? No, ma arvan, et nende asjadega saame küll hakkama, aga palun. Aga kuidas me kasutame? Võtta, ma nüüd ei teagi. Äkki kutsume spetsialistid? Aga tõesti, kutsume spetsialistid. Kutsume spetsialistid. Tervist. Tervist. Roland. Tervist, Argo. Mul on see tehnika on kõik ostetud viimase peal, tundub nii, et aga nüüd, et mida sellega kõikega teha? Jaa, tööriistud on vägevad. Aga poisid, teeme väikse challenge'i teile, et teie hooldate ühe puu ja meie hooldame siis kahekesi ühe puu. Teeme ära. Mis seal ikka? Võtamegi esmajärjekorras ristuvad ja kuivad oksad, et tekitada valgust ja siis mõned siukesed halval nurga all kasvavad oksad või kasvavad nüüd sissepoole võrras, et puu peab ikka väljapoole võrras kasvama oksad. Et siin on näha ilusti, et hõõrub üksteist, et seda nimetamegi istuvaks oksaks, et selle võtaks natukene ei pea alati teda täitsa maha lõikamaid võib sobiva külgoksani lõigata ilusti, et sellest juba piisab. Kaks suuremat oksa on ära võetud, mida vähem lõigata, seda parem. Järgmine aasta jälle kerge hooldus, üle järgmine aasta ka. Siis saab õnnata juba paik. Mida rohkem ära võtame, seda rohkem tekib vesiusus. Vesiususid tekib rohkem ja tekib lehti, leemassi ja valgust võrasse tuleb vähem. Kõige mõistlikum ongi algul kohe ristuvad ja kuivad oksad välja ja siis pärast hakkab vaatama neid kujundama, et vesivõsudes saab ilusti kujundada ka uued noored oksad, vilja kandvad. Kes on arborist? Arborist on kutsetunnistust omav isik, kes hooldab puid läbi tema eluaja jooksul ja siis tiheasulas raiub ohtlikke puid. Milliseid teenuseid te veel pakute? Kõik, mis on puudega seotud, et hooldused, raied, kännu freesimised jääb känd ette peale puuraiet. Et need võtame maha. Põhilised tegevusalad ongi need, et ülejäänud siis lähevad lisategevusteks meil. Nüüd veel selline mure, et kui on näiteks väga suur puu, mismoodi käituda sellise suure ohtliku puuga? Kõigepealt tuleb ta ära määratleda, kas ta on ohtlik või ei ole, et selleks kutsute meid kohale, tuleme kohale, vaatame üle,
kui jah, on ohtlik, siis tuleks juba, kui ta tihe asulas nüüd, siis tuleb pöörduda oma valitsuste poole, raieluba taodelda ja siis edaspidi saame juba meie hakata tegutsema, kui raieluba on olemas. Ja millises piirkonnas te tegutsete? Üle Eesti? Üle Eesti. Kas kõik tohivad teie pool pöörduda? Kõik. Eraisikud, firmad, riigiasutused. Kuidas teiega saab ühendust võtta? Kõige lihtsam on meiega ühendust võtta kodulehe kaudu, seal on meie kontaktid olemas ja sealt saate ühendust võtta juba meiega. Ja nüüd siis on aeg meil puu kallale asuda. Ja nüüd tööle! Ma ronin puu otsa, sa jääd puu alla. Rikun käed ära. Nägid, pool tööd juba tehtud. No jah, ma ei tea. Mis me teeme sellega? Võtame maha kõik, mis ette jääb. Aga võtame maha siis. Kivi kerge, nagu ma arvasin. Sa arvad, kaua meil see aega võtab? No alguses ma arvasin, et meil läheb siin mõned minutid, 5 minutit, 10 minutit. Mul on siuke tunne, et me paneme õhtuni välja siin. Noh, loodame ikka kiiremini. Ja tööriist on küll hea. Vaata, kogemust jääb puudu. Sattusime hoogu või? Päris korralikult on hoogu satutud, jah. Et nüüd peaks ainult, siin ei annagi enam midagi suurt pääst, et võimalik, et võiks hoopis puu maha võtta või. Ikkagi tasub arboristi abi kutsuda ennem, kui hakata ise mingit puud. Igal juhul kas või nõu küsida, et mida arvatakse, siis tänapäeval on see, et ostetakse omale kuskile maja, tagahoov on tegelikult õunapuusid täis, et neid õunapuid kõigepealt võiks kindlaks teha, mis sordid on, kui palju neid on ja siis hakata mõtlema, et palju alles jätta, mida jätta alles ja kuidas. Et aga tavaliselt on niiviisi, et tõmbame kõik sirakele maha ja siis hakkame uusi panema. Ja tegelikult võib lihtsamaks see, et jätame mõned vanad alles, vaatame head sordid ja ongi korras. Ei pea hakkama liigset tööd tegema lihtsalt selleni ja. Me oleks ka pidanud kõigepealt ikka küsima nõu ja siis hakkame selle kallale minema. Aga nüüd? Kindlasti oleks pidanud ennem ülesse minekut ennast rakmetega ilusti kinni panema, et turvavarustus oleks olemas. Et homme tahad sa ka ju õunapuid lõigata. Kiivrid vähemalt panime, aga ikkagi turvavarustus peab olema. Oleme Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolis ja räägime õppedirektor Ada Lumistega. Milliseid õppevõimalusi teie kool pakub? Mehaanikakoolis on võimalik õppida 4 valdkonna erialadel. Need on siis automaatika, auto, ehitus ja metall. Ja kõikidel õppekavadel on võimalik siis omandada eriala alates siis 3. õppetasemest kuni 5. Õpilastele on siin kõik renoveeritud ruumid, samamoodi on head õpetajad, kaasaegne tehnika ja õppimisvõimalused on erinevad. Siin on ka täiskasvanud õppijad saavad õppida ja käib ka tihe koostöö Töötukassaga ja samamoodi on hästi populaarsed täiskasvanute täienduskoolituse kursused. Meie eripära on see, et me oleme ainuke kool Eesti Vabariigis, kellel on õigus siis õpetada ja sertifitseerida keevitajad ehk väljastada koostöös siis Saksamaa liitvabariigiga neile eurosertifikaate. Lisaks sellele toimub meil tihe koostöö ka veel põhikooli ja gümnaasiumi õpilastega. Nad käivad 1 kord nädalas, käivad õpilased meie juures siin ameti algoskusi omandamas. Leho, räägi meile ehitusvaldkonna erialadest natuke lähemalt. Ehitusvaldkonnas kõige suuremad mahuga erialad on kinnisvarahooldus, edasi veevärgi luksepp, hoone tehnosüsteemide ehitus, soojuspumpade paigaldaja ja ehituspleksep. Kas kõik need erialad võtavad täpselt ühe sama palju aega õppida? Nad on erineva pikkusega vastavalt sellele, missuguse ettevalmistusega ennem õppija meile tuleb. Et alates 1,5 aastast kuni 3 aastane. Enn, milliseid erinevaid metallivaldkondasid on teie koolis võimalik õppida?
Meil on põhiliselt 2 suurt erinevat metallivaldkonda, need on siis keevitajaid, erinevaid keevituse liike, kes õpivad, ja metallilõikepingid. Õppeaeg on meil siis sõltuvalt õpilase või tema õpilaskandidaadi siis oskustest ja teadmistest on siis 1–3 aastat. Kuulsin, et teie õpilased käisid ka noormeistrivõistlustel, kuidas neil seal läks? Meie õpilased on edukalt võistelnud siis noore meistri juba mitmeid aastaid ja siin eelmisel aastal oli ka selline lugu, et parim siis noore meistri võitja, meie kooli õpilane, siis osales ka WorldSkillsi võistlustel Kaasanis ja sellel aastal on meil plaanis samamoodi siis osaleda EuroSkillsi võistlustel, mis toimuvad Austrias. Ene, räägi meile, millised erinevad autoerialad teil on? Meie õpetame sõiduautotehnikuid, mis on kõige populaarsem eriala, automaalreid, autoplexep komplekteerijaid ja sõiduautodiagnostikuid. Veel on võimalus õppida 3. taseme õppes sõidukite pindade hooldajaks rehvitehnikuks ja jätkuõppes autokeretehnikuks või sõidukite kere- ja värvitööde meistriks. Ja millal on sellel aastal sisseastumine? Sisseastumisdokument hakkame vastu võtma juba maikuus, jälgige kodulehelt informatsiooni ja vestluste ajad ka meie kodulehel avaldatakse. Meil on mitu vastuvõttu vestlust, saab teha sisseastumistesti, et eelkõige meid huvitab vastuvõtus see, milline on sisemine motivatsioon, et tulla edukalt õpingutega toime. Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolis on ruumi 800 õpilasele ja avaldusi hakatakse vastu võtma juba mais. Selline saigi meie tänane saade. Jälgides Eesti Messide sotsiaalmeediakanaleid võite järgi vaadata kõiki sisulugusid ja samuti tervet saadet. Kui ka teil on mõni huvitav ettevõte, mida soovite meie vaatajatega jagada, siis kirjutage meile ehitametv@eestimessid.ee.